tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Täna on laupäev ja ma mõtlesin, et ma võtan teid kaasa enda nädalavahetusele. Tegelikult see nädal oli hooaja esimene nädal. Mul oli iga grupiga esimene hooajatrenn ja mul oli keha ja vaim eilseks üsna väsinud. Panin endale eilseks veel massaaži ajakirja, seega ma käisin hommikul seal ja siis oli mul üks koosolek ja siis oli mul terve päev lihtsalt chillimiseks ja olemiseks, sest et ma teadsin, et kuna mul on täna tulemas väga intensiivne päev, siis ma ei saa nagu üle pingutada. Seega jah, kell on varsti 10 saamas. Ma lähen hetkel T1, sest mind kutsuti Kalev Cramo tantsutüdrukutele workshopi andma ja siis pärast seda lähen ma Empire Provi ja siis on meil esinemine Saaremaal, seega tuleb väga palju tantsu jälle. Mul on väga põnevil, kuidas meil seal tantsutüdrukute workshopil läheb. Ma õpetan neile kava, mis neile jääb siis nii-öelda repertuaari, mida nad hakkavad nagu mängudel esitama. Nii et jah, aga! Läbimärg. Haige. Nii, ma jõudsin oma läbimärgijade juustega tantsakti. Me hakkab Empire Prov siin uueks sügise programmiks. Proovis jõudsime kahjuks olla vaid kuskil 40 minutit ja siis pidime juba startima Siimu juurde, et siis koos startida Virtsu poole. Tagapingi rahvas ikka, vaata lapsed seal tavaliselt mängivad. Me jõudsime nüüd igatahes Virtsu sadamasse ja meil peaks minema praam mingi poole tunni pärast. Ja siis on pool tundi praamis sõitu ja siis me peame veel mingi tund midagi sõitma sellesse kohta, kus siis see show ise toimub. Võt, ja see ongi kogu update. Praamisõit oli kokku umbes pool tundi. Laeva peale jõudes võtsime esimese asjana kohe buffees süüa, sest olime kõik päris näljased. Enne kohale jõudmist ostsin veel endale tee peale kaasa ka väikese kohvi ja saiakese. Siis sõitsime umbes tund aega ja 15 minutit Saaremaa teise otsa, kus asub Sõrve spa. Kohale jõudes nägime, et neil on väga mõnus kompleks erinevate nii suuremate kui ka väiksemate majadega. Kõigepealt läksime vaatasime üle, kus meie esinemine toimub. See oli siis restorani alal, kus Siim tegi soundchecki. Saime üle vaadata, kus meie täpsemalt oleme ja siis läksime juba vaatasime, kus on meie backstage. Nii, meie backstage. Wow! Yeah. Hello! No, siin on sükene, no mitte midagi siin veel ei ole, aga apikene. Siin näeb välja nagu oleks saun, aga tegelikult see ongi lihtsalt kellegi tuba. Ja siin oleme. Nüüd on monteerimisaeg. 3 tundi on aega. Jõuame kõike teha. Ja teel. Backstage on siis selline. Kuule siia soe ju. No nii, järgmine reis ootab. Let's go. Tahaks juba. No see siis natukene. Ma arvan, et see asi võib olla väga hea. Nii, nüüd on aeg teha ennast korda, make, soeng ja kuna see on täpselt nii, nagu ma olen alati teinud, siis vana hea. Mul on mingi loogika, teate.
kui me peame ootama hästi kaua, siis meil tuleb kõige paremini välja. Jah? Sest et mul eelmine kord ka, me olime Agiga, me ootasime juba suht pikalt ja mul oli niuke energia sees. Tavaliselt mul ei ole. Aga vaata, võib-olla ongi see, et sa jõuad koguda seda. Jah, võib olla. Nii et ülipänge. Üliäge. Nii vibes. Aga me ligumärgi. Ma check, et peas, et kedagi veel ei tule. Jaa. Snack time. Turn around. Arm matkustajad. Sa tegi taevas tähed jalgel. Kell on kohe 1 ja ma lõpuks jõudsin Tallinnasse. Ma startisin kodust mingi 9:30 paiku ja ma jõuan koju 1:30 öösel umbes. Fun times. Kuidas oma tavainimesel vaba päeva veeta lihtsalt kodust ära tööd tehes, aga õnneks on homme vaba päev ja siis saab rahulikult magada ennast välja ja õhtul on alles trenni, et on õnneks okei. Väga lahe vibes oli nagu täna nii esinemisel kui ka tagasisõidul me kuulasime lihtsalt mingid vanu laule ja carpool karaoke tegime. Aga nüüd koju ja head ööd. Tšau! Tere hommikust! Täna on pühapäev. Ma magasin ennast täielikult välja. Ärkasin üles, tegin hommikusööki ja vaatasin ise oma YouTube'ist mingid vloge ja siis nüüd ma lähen oma sõbra kassi toitma. Ta läks kodust ära, seega me läheme aitama tal kassi toita täna ja siis homme vist ka. Ja siis tegelikult mul on õhtul 2 trenni tulemas, 1 Heelsi trenn ja siis akrotrenn, lähen Rooma juurde. Ma ei tea, kuidas see küll välja tuleb, aga ma mõtlesin, et ma ei ole ammu käinud ja ta ütles ka, et mingi no tavai tule. See on õhtu niikuinii vaba, seega ma arvan, et ma just send it ja lähen vaata, mis mu keha mäletab akro mingitest asjadest, aga ma olen väga elevil, et minna sinna, nii et kui ma koju tagasi lähen, siis ma pakin kindlalt akrotreeni riided nendele ka kaasa, et mul ei tekiks seda võimalust, et pärast Heelsi trenni ma mingi olen väsin, ma ei jaksa, et ma pean minema kindlalt sinna. Also, õues on mega ilus ilm. iPhone'i weather näitas, et feels like 25. Nii et ma tulin lihtsalt topi ja lühkade ja plätudega ja nii mõnus. Et septembris ka tegelikult terve see nädal on päris head ilmad olnud, nii et vähemalt seegi on hea. Tere! Tere! Sa otsid süüa. Kui sa lähed näitad, kus on toidukaus. No paneme sulle süüa. Oi, tere! Sa lased isegi pai teha, sest sa tead, et ma annan sulle süüa. Oi, kui tubi sa oled niisugune. Oi, kui nämme. Mis mu toit on antud, nii ma võtan siit Bolt tõuksi ja liigun koju, toimetan natukene ja siis on vaja juba Heelsi trenni minna. Nimelt ma sellest hooajast panin ennast kirja Neidi Heels closed gruppi, kus trennid on iga pühapäev 2 tundi ja täna on meil esimene hooajatrenn, nii et ma väga põnevil, mis me teeme seal, kes seal kõik on ja ma arvan, et see tuleb üks mõnus treeninggrupp, mida ma saan kus ma saan sel hooajal käia, sest et ega mul on tegelikult iga õhtut kinni, täpselt nendel aegadel, kus oleks võimalik kuskil trennis käia, aga kuna ma ise annan nendel aegadel trenne, siis ega kuskil väga niimoodi regulaarselt ei saa käia, seega pühapäevad mulle sobivad hästi ja Neidi trenn on, ma arvan, ideaalne koht, kus seda teha. Järsku sai kell nii palju, ma nüüd hakkan kiirelt liikuma trenni. Nii exciting, ma olen väga valmis trenni tegema. Meil oli kodus üks uus Noko, seega ma mõtlesin, et ma teen taste testi, kuidas see maitseb. Nii palju, kui ma kuulsin, see peaks olema ananassi ja mangoga, äkki kui ma õigesti mäletan. Nii et let's try this out. See maitseb nagu mingi magus troopiline jook.
väga mõnus, mulle meeldib. Vahelduseks ülihea, nagu mulle meeldib sidruni oma, aga ma olen seda väga palju joonud. Tegelikult suvel väga mitte, treeniperioodil ma joon vahel neid kohvi asemel, aga see on väga meeldib. Approved by me. Trennis on käidud ja nii lahe ja mõnus trenn oli. Ma olin reaalselt nii läbimärg, et ma oleks nagu saunast tulnud. Ja väga vibes oli, mulle väga meeldis see kava, mida me õppisime. Ja nüüd mul on väikene pausikene enne, kui ma liikun Spartasse, kus ma lähen siis Rooma trenni. Ma ikkagi pean minema sinna trickingu trenni ja tegelikult ei tea, kas ma nagu kindlalt lähen sinna või mitte. Seega teen väikse üllatuse talle, et ma nüüd päriselt lähengi sinna. Aga enne hüppan korraks Dancecti, sest mul on natuke aega. Teen väikese mingisuguse ampsukese, ma ostsin poest mingit kodujuustu ja banaani ja siis hakkan juba sinna poole startima. Nii tore, et see nädal on nii palju trenne olnud ja ma tunnen, kuidas mu vorm hakkab tasapisi tagasi tulema, nii et see on väga positiivne. Proovisin esimest korda sellist kodujuustu šokolaaditükkidega ja no nagu te näete, siis ma olen selle kohe ära lõpetanud ja see on nii maitsev. Nagu ma ei ole ammu väga selliseid piimatooteid söönud, sest mulle tundus, et see on mu näonahale pigem kehv, aga ma mõtlesin, et ma proovin. Vaatan, mis mu näonahk selle peale ütleb, sest tegelikult ma veits olen nagu skeptiline, mul maitse poolest nagu väga meeldib see. See ei ole kindlasti kõige nagu tervislikum asi, aga mul on jah nagu näonahk jälle natukene läheb veits nagu pekki selle trennihooaega just, sest et nagu palju higistamist on iga päev ja noh, mingit näokatsumist, mida tegelikult ma ei tohiks teha. Ja panen endale kosmeetikusse ka jälle ajakirja, sest ma sain suvel nii ilusaks, ma tundsin ennast nagu ilma meigita enesekindlalt ja ilusalt. Aga nüüd ma näen, et siin on mingisugune asi ja siin tulevad mingid asjad. Seega jah, ma ei tea, siuke tunne, et nagu mitte kunagi ei saa sellest nagu vabaks. Aga samas, kui ma vaatan mingeid vanu pilte või videosid, kus mu näonahk oli nagu eriti pekkis, siis see situatsioon on praegu väga hea. Ja ma tegelikult isegi ei tea, kust kohast või mis hetkes see mul nagu hakkas selliseks minema. Eks ilmselt stressist ja nagu koormusest. Aga ma olen vaikselt nagu leidnud mingeid asju, mis töötavad ja lihtsalt vahepeal on sellised perioodid ka ja peab nendega lihtsalt hakkama saama ja leppima olukorraga kind of. Here we go! Okay. Vaata, kui udune on ikka täis crazy. Vaata, kui ilus sa oled. Ma olen koju jõudnud ja tänased trennid on tehtud ja Rooma trickingu trenn oli ülilahe. Ma olin ligumärg. Ta soojendus on alati nii nagu siuke heavy ja trenn oli kestnud 8 minutit ja ma olin lihtsalt mingi appi. Aga õnneks alati soojendus on see kõige raskem osa, sest pärast kui hakatakse juba nagu trikke tegema ja harjutama, siis saab vahepeal puhata rohkem ja nii edasi, sest nagu kõik ei saa korraga teha. Ja ülilahe oli, ma mingeid asju sain meelde tuletada ja mingid asjad olid täitsa uued ja lõpus tegime workouti ka. Ja nüüd me tellisime endale Maci. Ma arvan, et we deserve it, arvestades seda, mis nädal on see nädal olnud. Seega ja me
Ja tellisime, et ei peaks veel kuskile kohale minema. Ma hüppan kiirelt pessu ja siis juba loodetavasti saab varsti süüa. Nii väike näomask veel täna õhtuks. Oh yeah. Täna on teisipäev ja ma mõtlesin, et ma tulen vlogima tagasi. Eile ma kuidagi üldse ei vaibinud seda ja kuna ma olin niikuinii ainult trennid otsa, siis ei olnud nagu midagi filmida ka, aga täna on päris mitu asju tulemas. Kõigepealt ma lähen Viru keskusesse Confidosse tegema tervisekontrolli, sest mul see hakkab aeguma, see mida tehakse autokoolis. Ja siis on mul üks filmimine ja siis on mul 3 tantsutrenni ja tuleb väga sükene aktiivne ja tegus päev. Ma loodan, et ma vähemalt kuskil seal vahepeal jõuan süüa midagi. Appi, kui piinlik. Ma jõudsin sinna kohale ja siis administraator mingi, ma ei näe teil, et siin mingit broneeringut oleks. Ja siis ma lähen otsin nagu e-maili, et nagu kinnitada või nagu näidata, tõendada, et mul on see olemas. Ja siis ta mingi, ma näen, et teil oli eile aeg. Ja ma samal ajal näen, et mul oligi eile aeg. See on lihtsalt nii loll tunne praegult, mis mul on. Aga thanks to that ma jõuan siis vähemalt filmimisele natukene varem, et ma ei pea kiirustama. Aga nagu, ma ei tea, kuidas ma kalendrisse olen nii valesti kirjutanud. On tehtud ja täna läks nii palju paremini kui eelmine kord, sest ma kodus ikkagi tegin mingeid kohti läbi, mis ma teadsin, kus mul võiks nagu sassi minna ja ma arvan, et me saime selle video kätte, mis me tahtsime, ega see ei peagi ideaalne olema. Ja nüüd ma teen trammipeatuses kiire lunchi ja siis on vaja juba minna free flow'sse, sest et mul on seal täna 2 trenni ja siis Kiils ostsin Rimist mingi prappi. Sest tegelikult ma tundsin, et mul ei ole kõht nagu otseselt tühi, aga ma tean, et mul on vaja midagi süüa, et üle elada, et 3 trenni. Let's go. Kiils Open grupi trenn on tehtud ja crazy palab on saalides praegu, sellepärast et õues on see suve kuumus veits veel, septembri suvine ilm ja õues saab nii palju sooja ilma, ehk siis tegelikult nagu ei ole mingit head jahutust kuskil stuudiotes, ausalt öeldes. No kindlasti kuskil on, aga seal, kus mina käin praegult, ei ole. Ja ma lihtsalt on läbimärg reaalselt. Ja täiega tore trenn oli täna. Nii, ma panin teid siia. Täiega tore trenn oli, väga vibes oli ja mul nii tore meel, et ma saan jälle niimoodi trenni anda. Ja mul on jah teisipäev, neljapäev see situatsioon, et ma pean free flow'st dance acti jõudma 30 minutiga ja kui ma tahan tulla trammiga, siis ma pean 8 minutiga, ma lõpetan 30 ideaalist trenni, võib-olla 1 minut läheb üle, 38 ma pean olema juba trammi peal, ehk siis mul peavad olema asjad kokku pakitud riides ja trammi peal ja siis ma sõidan trammiga niimoodi, et ma jõuan kuskil peatusesse, kus ma siis jalutan siia ja ma peaksin jõudma siia siis 57 ja 00 hakkab mul järgmine trenn. Eks ma olen nüüd viimasel 2 päeval, see teisipäev nüüd täna ja eelmine nädal neljapäeval ma tulin Bolt Drive'iga, aga see ei ole väga jätkusuutlik variant, sellepärast et ma peaks iga kord maksma selle eest ja trammiga oleks nagu tasuta. Seega jah, ma pean ikkagi selle trammi versiooniga ära proovima ja nüüd tegelikult ma
tuletasin meelde ühte vana kava, sest et mind kutsuti pühapäeval ühte esinemist tegema lambist, kus ma pean tegema 2 soolo esinemist ja täna tegelikult kirjutas mulle veel üks tüdruk, et neil on vaja homme hommikuks üheks esinemiseks asendust, sest üks tüdruk jäi haigeks. Nii et mul tuli järsku selleks nädalaks 2 esinemist ja tegelikult laupäeval, reedel on mul Nancy'ga, nii et mul on 3 esinemist see nädal, mis on nii tore. Nüüd ma teen kiire venituse, sest et ma tunnen, et kui ma seda ei tee, siis ma homme ei liigu normaalselt ja siis ma ootan ära, kui Roomal lõpeb, tal lõpeb kuskil 10 minuti pärast, siis ta sõidab ja siis ta võtab mu peale ja ma saan autoga koju. Võt, nii et venitame nüüd. Ja mu palju nägu ärkas 20 minutit tagasi ülesse ja täna kolmapäev ja ma pean endale hakkama tegema tegelikult meiki, sest mul on esinemine kuskil 1,5 tunni pärast, 2 tunni pärast ja siis teen kiire hommikusöögi ja siis liigun kultuurikatlasse. Aga sellest kõigest räägin juba täpsemalt, siis kui ma olen valmis saanud ja ma räägin vaikselt, sest ma alles magab, nii et let's go. Esinemisel on käidud ja ma jõudsin tagasi koju ja ma arvan, et läks väga hästi, arvestades seda, et me tegelikult otseselt ei teadnud, mis me kõige täpselt tegema peame ja korraldajad olid ka mingi olgete siin, muutsime mingeid asju, et põhiliselt, mis me tegema pidime, oli see, et me olime lihtsalt nagu, kuidas ma siis ütlen, mina ja üks tüdruk olime aknalaudade peal ja tegime lihtsalt mingisugust mannekeeni karakterit veits nagu siukene liikumine, aga kuna see oli aknalaua peal, siis oli suht vähe ruumi selles mõttes, et isegi nagu sai seal olla ja nii edasi, aga see aknalaua nagu, mida aknalaua nii-öelda lagi tuli suht kiirelt ette, et kui ma nagu olin püsti ja tahtsin näiteks käsi sirutada, siis ma ei saanud, siis ma sain kuskil nagu siin maal olla. Ehk siis see veits nagu piiras seda liikumist. Ja siis lõpus tuli Silver Ulvik ka, kes tegi siis nii-öelda avashow'd ja selle ajal me olime ka. Ja siis saimegi koju. Ma läksin sinna kella 10 ja ma olin mingi 11:15 oli juba nagu tehtud. Ehk siis väga kiire siuke põks. Ja kuna ma hommikul ei jõudnud süüa, siis ma tegin kiirelt endale võikusid hommikusöögiks ja nüüd ma teen jääkohvi. Ma meeldib jääkohvi teha sellest, et ma panen mingi 2 lusikatäit ja siis ma panen natuke vett ja siis ma niimoodi vahustan seda. Ja siis klaasi sisse jääkuubikud. Kõige parem tuleb minu meelest mandli kookospiimaga. See annab mingisugust mõnusat maitset juurde. Ja siis ma teen kiire breaki ja hakkan arvutis toimetama ja õhtul on mul 2 trenni. Pean natukene trennideks ka ette valmistama. Tahan hiilshaldajatega täna rohkem mingit tehnika-asju teha. Kuna mul seal grupis on väga palju selliseid õpilasi, kes ei ole kunagi hiilstrenni teinud või võib-olla isegi kunagi ei ole tantsinud. Seega jah, peame päris palju nagu tehnikaga ja kehatunnetusega tööd tegema, aga see on nagu tore, et siis igaüks saab enda tempos ja vastavalt enda võimetele oma asju teha. Nii, ma nüüd panin selle kohvi siia sisse ja nüüd pean siin mõnus.
Yummy. Tegelikult vahepeal, kui mul seda kookospiima ei ole, võtaks mingi tavalise mandlipiimaga, siis mulle meeldib panna neid Nixi karamellitroppe. Ma vist ühe väikse tilgakese panen siia ka. Yes. Natukene veel maitset juurde. Mul tuli meelde, et mul tehti jagast mingi ost, suurem ost, kus on mingid asjad, mis mul on panipaigas, nii et ma pean endale järgi minema. Ja ausalt öeldes mul on panipaigas nii palju asju, nii palju riideid ja seepärast ma panin ka jagasse sooduskoodi ja ma jätan selle sooduskoodi veel üles pärast selle vlogi välja tulemist mõneks päevaks. Kui sa tahad midagi osta, siis alt descriptionist leiad lingi ja sooduskoodi, milleks on -40%. Seega jah. Ma ei jõudnud ühtegi klippi trennis teha, aga see on praegu selle tulemus. Praegu septembris on nii palasaalides, see on nii crazy. No nii, ma olen ennast valmis pannud, heelsid kaasas ja nüüd on heels algajate trenn tulemas. Ma olen väga excited jälle nendega trenni tegema. Teeme täna natuke rohkem tehnikat ja liigume kavaga edasi. Nii et vaatame, kuidas läheb. Tere hommikust! Täna on neljapäev ja ma liigun hetkel massaaži. Ma tulin siit Viru tänavalt ja nii veider on siin olla, sest ma ei ole siin üliammu käinud. Kui enne Free Flow oli Viru tänaval, siis ma käisin siin mitu korda nädalas. Ja nüüd ma ei ole üldse siia sattunud ja nii nagu veider, et ma tegelikult ei satugi siia enam tänu sellele üldse. Mul on massaaž tegelikult kell 12, aga me leppisime kokku, et ma tulen pool tundi varem, et ma saaksin, et ma aitan tal teha ühte promoklipikest ja siis on mul tund aega massaaži pärast seda ja ma olen nii valmis selleks, sest et keha väga vajab seda ja ma tunnen, et tegelikult eelmise nädalaga võrreldes mu keha ei ole nii läbi, et mingi improvement on ikkagi olnud, aga ikkagi iga nädalane massaaž on mega oluline ja vajalik, seega ma jätkan seda kindlasti. Ja Rissan teeb hetkel massaaže Totes, nii et see asukoht sobib mulle ka hästi ikkagi kesklinnas ja väga mugav. Massaažis on käidud ja see oli nii mõnus, nii vajalik. Kui keegi tunneb, et tahab ka kas lõõgastavat massaaži või sellist tugevamat spordimassaaži mingite, ma ei tea, murekohtade levendamiseks või vigastuste ennetamiseks, siis soovitan väga Vital massaaži. Minu koodiga Grit saab ka väikest soodustust. Panen selle info siia video alla ka, aga reaalselt see tund aega läks nii kiiresti mööda ja nii mõnus oli. Ja nüüd ma käisin kiirelt siin Telliskivi Balti jaama Selverist läbi ja siis ma käisin ka Põhjala Tellis, sest ma nägin, et seal on mingid maitsvad ilusad saiakesed, koogikesed ja siis vaatasin, et seal on neid New Yorgi croissante, mida ma üks kord enne kuskilt ühest teisest kohvikust proovinud ja mulle väga meeldis. Ja ma võtsin ühe endale ja viin õhtul Roomale teise, et siis talle ka pärast pikka päeva üks mõnus maiustus õhtu lõpetuseks. Aga nüüd ma liigun edasi Free Flow'sse ja siis hakkan seal ilmselt vlogi monteerima ja siis mingi hetk hakkan ka treenideks ette valmistama. No nii, treeniks valmis. Täna on mul siis Flick Crew, Curly Hoppen ja siis jooksen heelsi.
ma ei tea, miks ma otsustasin mitte oma nädalavahetust filmida, kui mul oli üks kõige intensiivsemaid nädalavahetusi üle pika aja. Kõigepealt oli meil reedel Kai Restos Selveri köögi üritus, kus me siis tegime Nancy show'd ja sealt edasi me liikusime otse Türile, kus on garaaž ööklubi ja seal toimub iga kuu üks artisti show ja siis seal me olime koos tema kunagiste tantsijatega. Kui nad 30 aastat tagasi esinesid, siis need samad tantsijad olid meiega seal ka ja seal oli väga vibe ja päris palju rahvast oli isegi, ma üldse ei oodanud, et nii palju on. Ja laupäeval oli meil sükene ootamatu esinemine ka Nancy live, selle jaoks ma siis tegin ennast valmis ja esinemine toimus Elamusspa bowlingu pubis ja kusjuures väga fun oli see, et inimesed said otse spaast sinna tulla, üritus oli tasuta ja väga tore oli seal ka. Ja siis pühapäeval oli mul esinemine 180 restoranis ja sinna ma siis läksin tegema 2 Heels soolot ja seal oli nii ilus, ma ei olnud seal varem käinud ja ma tegin endale sinna siis 2 erinevat fitti, see oli esimene selline hästi naiselik ja elegantne ja ma arvan, et esinemine läks väga hästi ja korraldajad jäid väga rahule ja tundub, et teinekord, kui nad midagi sarnast korraldavad, siis neil on huvi, et mind uuesti sinna tellida ja tõesti väga äge oli sellisel üritusel esineda, mis oli väga intiimne, seal oli ainult 15 inimest kutsutud, väga valikuliselt olid kutsed saadetud ja selline oligi mu nädal. Mul oli kokku 10 trenni, 2 proovi, 1 videoshoot ja 5 esinemist. Sellist asja ei ole väga ammu olnud, nii et ma olen väga tänulik, et elu on mulle selliseid asju toonud ja nii äge, et ma saan selliseid asju oma elus teha. Loodan, et sulle meeldis see video ja näeme juba järgmine kord. Tšau!